Jaa, aga olge head, võtke istet. Robert Kitt, Utilitase kaugkütteettevõtte juht, Agris Peedu, Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees ja Piret Mürk-Dubois, Tallink Grupi juhatuse liige. Tervist ja palju õnne teile, head kliendid, siis Tallinna veepuhastusjaama 95. sünnipäeva puhul. Aga võib-olla kõigepealt selline väike lihtsalt teiepoolne ülevaade sellest, et millised veetarbijate Tallinna vee kontekstis olete ja võib-olla mõned eripärad ka kohe selle osas, mis teie ettevõtted puudutavad, et oleks vestlusringi osalejate vaade sellele teemale selge. Robert, sina nüüd esindad Utilitast kui Tallinna vee suuruselt mitmendat klienti? Vot seda mitmendat, seda peab vist vee käest enda käest küsima. Mitmes Utilitas on, kohe küsime vee käest? Suuruse poole. Ilmselt topis, kuskil ühekohaline arv, ma arvan. Esimeses 10 kindlasti. No. Kindlasti esimeses 10, et kui järgmine vangeb, siis alati hilistame Robert ütleme veekraan lahti. Selge, no väga hea. Utilitas siis käitab Tallinnas kaugküttevõrku ja kaugküttevõrgus energiakandjaks on tõepoolest vesi. Ja selle kaugküttevõrgu kubatuur, mis on meil siin meie kõikide ei saa öelda käega katsutust, on teede ja tänavate all. Ja tulikuum ka ikkagi, parem kui katsutus? Sinna võime tagasi tulla, tulikuum enam ei ole. Tulikuum oli ta võib-olla 40 aastat tagasi, aga nüüd on soe, väga soe. Selle torustiku kubatuur on suurusjärgus 100 000 kuupmeetrit ja vesi on siis energiakandja, mis tõepoolest tootmisseadmetes köetakse üles ja siis ta läheb hooneteni, annab oma energia ära ja veidi jahedamalt siis tagasi. See vesi tsirkuleerib seal kogu aeg suhteliselt suure rõhu all, aga ikkagi aeg-ajalt, kui me teeme remonte ja ühtegi süsteemi ei saa teha täiesti lekkevabaks ja nii edasi, see vesi vahetub. Ja sellega seoses meil pidevalt toodame uut lisavett, ja selleks, et seda lisavett võimalikult vähe toota vaja oleks, loomulikult korralised remondid ja nii edasi, need jäävad ja isegi võib-olla hoiame tempot, aga et lisavett võimalikult vähe vaja oleks, me ikkagi vahetame ka pidevalt torustikku. Nii et eripära võib-olla on see, et me päris joogivett sinna ikkagi ei lase, et me keemiliselt teda töötleme, võtame hapniku välja ja suurendame pH-d. Ehk siis on alus selline vesi. Väga tere. Agris, Berg, Põhja-Eesti regionaalhaigla. Jaa, ega ma ka ei oska öelda, mitmendal kohal me oleme. Ma eeldan, et me oleme päris suured tarbijad, et võib-olla mõned eeldavad, et regionaalhaigla asub ainult Mustamäel, aga me ju Tallinnas asume Paldiski maanteel, on meil suur psühhiaatrikliinik, me oleme Sõle tänaval, on meil üksus, meil on Hiiu tänaval mitu suurt korpust. Nii et me oleme päris suured tarbijad ja eks kui me mõtleme ka selle peale, et meil käib nendest lokatsioonidest läbi siis circa 1 miljon inimest aastas, siis kõik nad tarbivad, olgu nad siis patsiendid või olgu nad külalised, olgu nad siis ambulatoorsed patsiendid või statsionaarsed patsiendid, et kõik tarbivad. Ja loomulikult me kasutame ka enda põhitegevuseks selles mõttes, et olgu ka toitlustus, mida me ju iga päev nii töötajatele kui ka patsientidele teeme. Ma arvan, et patsientidele oma 2700 portsjonit päevas, mis tähendab ka seda, et vett kasutame ja loomulikult ka erinevad siis puhastused, sealhulgas väga võimas sterilisatsioon, kus me ka ju vett kasutame. Nii et see on meil igapäevane vajalik asi ilmselgelt ja me oleme tegelikult vee kvaliteediga rahul ja ma ei ole ka tegelikult patsientidelt kuulnud ammu sellist tagasisidet vee kvaliteedile. Kui ma võin korra küsida, siis kui Robert ütles seda, et nemad ei vaja päriselt joogivee puhtuse kvaliteediga vett, et oma tööd teha vastupidi, ise ka muudavad seda veel kuidagi. Kus teie see puhastusjaam siis on vahepeal, millega te enda leveli kätte saate, et meditsiiniliselt aksepteeritud puhtust inimestele pakkuda?
Meil tegelikult, nagu ma ütlesin, patsientidelt kui ka meie infektsioonikontrollilt ei ole sellist sisendit tulnud, et meil oleks probleeme vee kvaliteediga. Te ei puhasta seda lisaks kuidagi? Me ühes momentumis puhastame ja see on ainult ühel erialal, see on siis neeruravi, ehk siis dialüüsi puhul meil on eraldi veepuhastusseadmed, sellepärast et nendele patsientidele on vaja eripuhtusega vett, aga kõikidel teistel puhul me kasutame seda kvaliteeti, mida Tallinna vesi meile suunab. Ja ma ütlen, et patsientidelt ega infektsioonikontrollilt ei ole sellist tagasisidet või kriitikat tulnud ja pigem ongi see, et me peaksime enda töötajaid kui ka patsiente rohkem suunama selles suunas, et tarbida kraanist tulevat vett, sellepärast et ega meil praegu on ikkagi, kui ma räägin küll sellest, et meil on patsientide arv meeletult suur, siis me jätkuvalt ostame iga aasta pudeli vett üle 100 000 euro eest ja ma arvan, et see on see koht, mida me info jagamise ja kommunikatsiooniga peaksime jõudselt vähendama. Ehk selle eest saaks teha ravi mõttes palju tõhusamaid otsuseid selle raha kasutamisega kui pudelivee ostmine. No väga tore, tuleme detailide juurde pärast tagasi. Piret, no laevad ehkki vee peal, aga no selle veega väga palju klientide poole just ikkagi pöörduda ei saa, nii et ma saan aru, et sadamas peate omad laevad Tallinna veesüsteemist või võtate ikkagi Soomest odavam ja puhtam? No tere ka minu poolt ja palju õnne kõigepealt. Jah, ega Tallinkit ilma veeta ette ei kujuta, nii et meie jaoks on loomulikult nii Läänemeri äärmiselt oluline, kui on ka see vesi, mis on laevas. Ja jah, meil on olemas mobiilsus ja liikuvus, aga mina siin esindan nüüd klienti, sest eks laevandus eelkõige sõltub ikkagi Tallinna sadamast kui otsesest Tallinna vee kliendist ja meie võtame täpselt selle kvaliteediga vee, mida ka siis Tallinna vesi sadamale tarnib ja meie omakorda siis laevad täidame selle veega. Küll, mis puudutab nüüd vee kvaliteeti, analüütikat, tunnen väga suurt sarnasust, sest et meie samamoodi oleme ju siin hilistel aastatel pidanud küll laevad seisma jätma, küll laevad sõidavad. Keskmiselt ühel kruiisilaeval, võib-olla ei teatagi, on kuskil 1200 kuupmeetrit vett reservaarides, erinevad arvud paagid, mida me seal säilitame ja huviga vaatasin ka jääpuhastustehnoloogiat, kus olid laevad ära mainitud täna, päris huvitav innovatsioon. Ma küll hetkel praegu ei kujuta ette, seal on hargnemisi laeva sees niivõrd palju, aga ilmselt kõik on võimalik. No lõpuks lasete ju nagu nii joogitapsi selle jää, eks ju sealt saab. No, vaat see nüüd ongi, kui palju meie pudelivett müüme, et ega seal on maine teemad ka, et on eestlased muuseas joovad päris kenasti ka laevavett, aga Skandinaavia enam mitte. Eks see näitab ka üht-teist selle kvaliteedi kohta, siis milline on Rootsi vesi Stockholmi piirkonnas ja milline on Soome vesi Helsingi piirkonnas. Soomlased joovad natuke rohkem. Nii et siit võib endale plusspunkte teenida ka Tallinna vesi. No Kristiina kirjutab üles kohe kõik need asjad. Mis, kui natukene vaadata nagu suuremas pildis, et me siin Agrisega Priiduga enne rääkisime sellest, et tänapäeva puhul, tänapäevases maailmas siis kriitiline taristu peab pakkuma kolme, et peab pakkuma seda kättesaadavust, peab pakkuma hinda ja rohelist mõtlemist. Nende kolme vahel mõeldes, mis on teie kui kliendi vaates oluline ja millele panete nagu täna siis Tallinna veel ühest küljest siis plussi, et millega on kõik hästi ja mille osas siis tahaks tegelikult näha kas koostöös või tulevikku vaadates nagu arendamisvõimalusi. Piret? No ma arvan, et eks see esimene siin, eelmine ettekanne oli moodsas maailmas see kriitiline infrastruktuur. Mul on tunne, et tahaks ümber defineerida turbulentses maailmas see infrastruktuur. Et me oleme palju enam hakanud mõtlema ohtudele, riskidele, varustuskindlusele ja kui me energia ja gaasi puhul räägime, milline on taaste prioriteet, siis tegelikult ilmselt ka Tallinna vesi mõtleb järjest enam, milline on taaste prioriteet ja kuidas sellega edasi minna. Loomulikult siis meiesugused, kellel ei ole mitte ainult laevad, vaid ka hotellid, tunneme huvi, mitmendad oleme meie läbi infrastruktuuride, sest siin on oluline nüüd ka see partnerlus, vesi kui infrastruktuur, soe, energia, aga ka transpordisõlmjaamad nagu lennujaam, sadam ja teised. Et kuidas
me suudame võib-olla kõrgenenud ootused selgematesse strateegilistesse plaanidesse ja investeeringuplaanidesse kuvada. Ehk ma saan aru, et laias laastus varem oli, et küll nad ju hakkama saavad. Siis täna on küsimus see, et me näeme, kuidas need elutähtsad süsteemid väga erinevatel põhjustel erinevates piirkondades ikkagi nagu kokku kukuvad. Kristiina, kuidas sellega on? Kas sa oskad sellest rääkida? Jah, turbulentne on nagu väga hea keskkonnakirjeldus hetkel. Et iga klient on meie jaoks väga tähtis. Et seda ilmestas võib-olla see pidev seireplaan ka tegelikult, et me püüame selliseid olukordasid loomulikult nagu ennetada. Ja klient ju tahab seda nähtamatut teenust nii-öelda, et see vesi on tagatud, see vesi on kvaliteetne ja kui võib-olla prioritiseerida, siis ennekõike siin ikkagi haiglad võib olla, eks ju, et hooldekodud, lasteaiad, koolimajad, et see on see prioritiseerimise küsimus. Et loomulikult me loodame, et see ei johtu nagu kõik koos ja korraga, et ei ole nagu tulevikus vajadust koheselt seda prioritiseerida, aga täpselt turbulentne maailm ja võib-olla siin koostöös me peame natukene rohkem need punktid läbi mõtlema ka. Ja võib-olla isegi tuua partnerlust rohkem veel siia sisse, sest ega meiegi Tallinkis oleme pidanud hakkama mõtlema, et mis iganes juhtub energiaga, ka meil on laevades tugevad võimelised generaatorid, ka meil on reservuaarid, saame appi tulla, eks ju, vajadusel, kui ka niipidi mõelda. Kas täna see koostöö on olemas? Kas see on teada, et Tallinki ühes laevas on 1200 kuupmeetrit puhast vett võimalik hoida? Et kas see täna on kuskil mingites sellistes kriisiplaanides teie jaoks kirjas? Minu teada ei ole. Et me ei ole täpselt, et me arvestame siin koostööd teiste vee-ettevõtetega, lähivaldadega absoluutselt, meil on sellised mahutid endal olemas, aga me tõesti ei ole nagu mõelnud, et ka Tallinkil on olemas selline mahuti, mida me saaksime kohe kasutada. Ja see ei ole kindlasti mitte lihtsalt Tallinkist rääkides, vaid lihtsalt, et rõhutades, et võib-olla me peamegi neid partnerlusi ja neid infrastruktuuri toimepidevuse plaane ja partnerlusi hoopis teistmoodi defineerima, samamoodi nagu on väga palju avastamata maad, on ilmselt ka teaduskoostöös samamoodi, sest et ega see info ju väga kiiresti ei liigu, aga kõiges selles saab ka innovatsiooni väga palju. Selle jutu nagu kuidagi nagu tõstaks siia peale selle mõtte, ma ei tea, Robert äkki kommenteerib seda juurde, et kui me oleme käsitlenud siis sellise kriitilise infrastruktuuri puhul seda süsteemi selliselt, et on tagaja, et me vaatame otsa sellele, kes peab selle garanteerima, siis uus maailm võiks tähendada seda koostööd, et seal võiksid olla mingid riskid, mingid kohustused, mingid vastutusvaldkonnad jagatud selle jaoks, et see süsteem saaks töötada, et me ei vaata ainult ühte suunda teenuse pakkuja poole, vaid loome selle teenuse pakkumises lõpptarbijale mingi uue kvaliteedi. No loomulikult need asjad on ju kõik omavahel seotud, et kriitiline infrastruktuur, mis siin on nimetatud, et üks ei toimi teiseta, et ei saa, me saame varundada, me saame tootmisseadmetele panna generaatorid ja käivitada neid nii-öelda saare režiimis, et kui on täielik elektrikatkestus, siis me saame panna tootmisseadmed käima, suuremad kõik tootmisseadmed varugeneraatoritest, ja sellega me suudame tootmisseadmed käima panna, kui puudub vesi, siis energiakandja puudub, mida seal ringi ajada, kui puudub pikalt elekter või kui tootmisseadmed ei käis, võib see vesi ära jäätuda, see on jälle halvasti ja lõpuks, mis on ka olnud siin näide, et kõiki asju ei saa varundada, et meil on elektrikatkestus ei olegi nüüd ainult sõjateemaline teema, vaid on juhtunud ka siin paar aastat varem Eestis ja mis juhtus oli see, et kaugküttesüsteem töötas ja opereeris ja vesi käis ringi, aga kuna hoonetel energiavarustus oli katkenud, siis seal, varugeneraatorid ei ole ja tekib küsimus, et kas meil on mõistlik iga viimast kui eluepisoodi dubleerida, kokkuvõttes see maksab ja hooned iseenesest ei saanud oma sooja kätte ja ma arvangi, et siin viitas Võru loole oli siis see konkreetne alajaama vist see oli suvel, et pigem üks teine linn, mis oli talvel.
aga ma lihtsalt tahtsin, kuhu ma tahtsin jõuda, et näiteks kui vaatan naabri otsa siin, siis haiglatel kindlasti sellised varugeneraatorid on olemas, et sa saad ka sooja kätte. Nii et siin on sektorite ülene koostöö väga selgelt. Agris, kõik omad inimesed, ma olen nüüd kuulnud, et te ka tegite hoopis teisel tasandil katsetuse selle generaatoritega, et see tegelikult on väga õpetlik lugu, sest ma usun, et ka siin on inimesi, kes teavad, et meil on see varugeneraator olemas, arvestab sellega ja nüüd küsin sinu käest, mis siis juhtus? Mis siis juhtus, et info liigub hästi. Et kui olid augustikuus need ilusad päevad, mil elektri hind oli korralikult laes, siis insenerid helistasid ja ütlesid, et teeme hoopiski õppuse nendel tundidel ja lähme kogu Mustamäe meditsiinilinnakus üle siis varugeneraatoritele. Et me oleme ka varasemalt teste teinud, aga meie testid varasemalt on olnud 15-30 minutit vaadata, kuidas generaatorid käivituvad, vaadata energiaülekannet ja nii edasi. Aga nüüd me olime tõesti Mustamäe meditsiinilinnakus, kus meil on 3 varugeneraatorit, kus juures kogu aeg mulle tuuakse võrdluseks, et nende võimekus on võrreldav Tallinki laeva generaatorite võimekusega, et see on ka selline võrdlus meil alati. Aga juhtus siis niimoodi, et me saime küll rahalise kokkuhoiu, ilusti finantsistid ja insenerid arvutasid välja, aga juhtus siis see lugu, et üks kõige võimsam varugeneraator kuumenes üle ja seda juba 1,5 tunniga, kus juures siis märksõnaks, et me oleme lubanud riigile, et meie võimekus varugeneraatoritega on 72 tundi. Nii et 1,5 tundi versus 72 tundi on väga suur ajaline mõõde. Nii et jällegi selline väga hea õppetund, et me arvame, et me oleme kriisideks valmis, mõned haiglad on tõesti olnud pikemalt elektrita, haigla juht on käinud ka kuskil Võru tanklas diislit toomas väikse kanistriga, aga tõepoolest 1,5 tundi versus 72 tundi, et see kõige olulisem, mida me õppisime COVID-perioodist, on see, et meil võivad olla kriisiplaanid. Aga me peame tegema õppuseid ja tegelikult need õppused peavad olema võimalikult reaalelu lähedased. Me küll ei tea kõiki neid situatsioone, mis võib tulla, aga jällegi õppetund, et peame katsetama enda generaatorid veel ja veelgi suurema või pikema perioodi vältel. Et ootate uut seda hinnatõusu kõverat, et tundub siis oleks põhjust. Tuleme korraks Agris selle veeprobleemi või veesituatsiooni juurde ka, et juba siin Kristiina ka nimetas, et te olete ikkagi ju ees otsas, prioriteedilist on olemas. Mismoodi siis teile vett tagatakse, kui on tekkinud mingi probleem? Mis see teie koostöö sellel hetkel, milline see toimib? Et võib-olla haiglad on selles mõttes, ma olin just paar päeva tagasi, olin Stenbocki majas, kus oli Vabariigi Valitsuse tänase energiaõppuse eelkohtumine ja seal kinnitati ka üle, et ka elektri mõttes on regionaalhaigla esimese prioriteetsusega, Tallinna Vesi kinnitab esimese prioriteetsusega, tundub, et nagu meil probleemi ei olekski, et elu ilus, et me oleme prioriteedis number 1 kogu aeg. Aga eks, nagu ma ütlesin, õppused, me teame seda, et juba praktikast, et kui meil ilusas suursuguses Paldiski maantee Suvemõisas, kus asub meil psühhiaatrikliinik, on ikkagi ju kanalisatsiooniga ja veega probleeme olnud, siis on meil toodud tsistern kohale puhta joogiveega. Väga lihtne on ka psühhiaatrikliinikus lahendada ära kanalisatsiooni probleem sellega, et me tellime kohale siis välikäimlad, et teatavasti ju psühhiaatrikliiniku osakondades on jalutusaiad, kuhu me saame siis need välikäimlad panna, saame hakkama. Seda päris me ei suudaks teha Mustamäe meditsiinilinnakus, kus on meil 900 voodikohta, et kuhu me enne siis välikäimlad paneme, et see on natuke problemaatilisem. Aga Tallinna Veega on ka läbi käidud see, et kui meil on veekatkestus, siis meil on teine trass olemas ja peaks tulema siis paakauto, mis annaks meile selle vee, ehk siis voolava vee, jooksva vee, aga me teame ka ühte väljakutset, mis meil kindlasti sellega on, et meie ravikorpus on ju 13-korruseline ja viimane osakond asub 12. korrusel ja me teame, et see varulahendus ei taga viimastele korrustele siis vett. Et see on see väljakutse, mida me peame Tallinna Veega veel lahendama. Ehk siis pumba võimsus lihtsalt ei ole nii piisav, et see 13. välja viiks.
kas me lahendame, proovime arutada ka ühe väga hea näite pinnalt, olles kõik siin täna selle joogivee tarbijad, mis tuleb kraanist, korraks seda pudeli probleemi, et missugune võiks see koostöö siin olla, et vähendada seda pudelivee vajadust, kas siis Põhja-Eesti Regionaalhaigla näitel või siis ka Tallinki puhul, et ma ei tea, Kristiina, olles kuulnud, ka teades seda ilmselt, et mis lahenduse variante silme ees on? Jah, kraanivesi väga palju on ju kliendi enda harjumuses. Et nagu Piret mainis ka, et eestlased ikkagi pigem joovad seda kraanivett, Skandinaaviast nii väga nagu mitte. Et ma arvan, et see on see jälle koostöö moment, kuidas seda teadlikkust siis tõsta seal laeva peal ka, et meie nagu kraanivesi on joogivesi. Et siin me kindlasti saame seda teadlikkust, ma usun, et tõsta. Et kraanivesi reeglina on ikkagi palju värskem, et see pudelivesi on seisnud võib-olla seal laeva peal mõnda aega, laos kuskil, me ei tea seda logistikat, seda tarneteed. Nii et kraanivesi on seiratud, kontrollitud ja kindlasti värskem. Et teadlikkuse tõstmine, ma usun, et see on nagu laevade puhul kindlasti. Mis väljakutse PERHis laialdasemalt on? Ühel hetkel ütlete, et ei anna pudelit enam seda plastmasspudelit kätte ja kõik peavad minema kraani juurde. Et miks see päriselt teil praegu ei tööta nii? Tahaks juba teha ja tahtsime juba 2022 teha, et eks meil on siin oma majasised võitlused ka enne kõike infektsioonikontrolliga. Et kui ma ütlesin, et meil ei ole vee kvaliteediga probleeme, et see vesi, mis Tallinna veelt tuleb, me oleme sellega rahul, aga meil tekivad seal sellistes otsades probleemid, et teatavasti haiglas on ikkagi ju infektsiooniga inimesed, sealhulgas ka mõningate haiglainfektsioonidega inimesed, ja kui nad tulevad enda pudeliga või kas või pudeliga, mis haiglast antakse, selle plastpudeliga, ja lähevad kraani äärde ja panevad selle pudeli suu vastu siis segisti otsa, siis see on ka nakkuse ülekandumise koht. Ja meile on nagu väljakutse see, et kuidas me suudame selle probleemi lahendada. Et me teatud kriitilistes osakondades, olgu siis hematoloogia ehk siis vereloomahaiguste üksus, kus on väga nõrga immuunsusega inimesed ja kui nemad peaksid saama hospitaalinfektsiooni, siis see võib olla väga kehva tagajärjega nendele patsientidele. Ja meil ongi see olukord, et isegi kui me oleme selle vee kvaliteediga rahul, siis me võime ise seal haiglas tekitada neid olukordasid, kus inimene joob pudelist, pudeli suu peale satuvad teatud bakterid, kui ta paneb selle sinna kraani otsa, siis see kõik seguneb, ehk täpselt see, mis sa rääkisid ka koolide puhul ja seisvast veest, siis meil on oma sellised kitsaskohad, mida me infektsioonikontrolliga peame lahendama. Ja võib-olla see ongi see, et me oleme ehk liiga lihtsalt läinud ka selle alternatiivi peale. Väga hea alternatiiv. Tellime, saame, laos on kohal, aga nüüd ongi just meil infektsioonikontrolliga arutelu selles mõttes, et kuidas ikkagi seda riski vähendada, võib-olla ainult teatud üksustele, nagu ma ütlesin, hematoloogia, peame me sellist pudelivett tagama, aga teiste puhul me suudame ikka selle riski teistmoodi maandada. Peaks ühekordse sellise idee korjepreemia panema välja, lihtsalt 50 000 pool sellest järgmise aasta võidu eelarvest, et kuidas siis luua pudel, mis ei puutuks kokku kraani otsaga. Just. Ma võib-olla täiendaks just seda, et mis sa Piret nimetasid, et Skandinaavia ja kuidagi, et ma arvan, et siin Tallinna Vesi on koostöös linnaga teinud mitmeid päris häid liigutusi just, mis puudutab seda ühte lauset, et kraanivesi on joogivesi. Ja sellele teekonnale kindlasti on kaasa aidanud avalikku ruumi joogikraanide paigaldamine. Et mis ei ole lihtsalt, et kastmisvoolikust keegi selles mõttes joodab, vaid sealt ka mõõdetakse proove ja nii edasi, et nad vastavad normidele ja on ka see, kuidas nimetatakse siis võrgu tipu otsa proovid nagu tehtud, et ma arvan, et see on ka nagu harjutanud mingit pidi vähemasti tallinlasi kraanivett pruukima. Ja tõsi on see, et ka koerad oli just taks eelmisel nädalal pettunud, sest sealt oli kadunud see kauss, ma ei tea, kas te korjasite ise külmumise hirmus nad ära või oli keegi aidanud Tallinna Vett seda teha, ma ei tea, aga igal juhul kauss oli kadunud, taks vaatas väga pettunult otsa, pole kaussi, kus me joome siit. Piret tahtis jätkata.
Ma olen väga nõus, et tegelikult kõik see, kus on siin partnereid leitud ja on need joogivee kraanikohad nii infrastruktuuri, sadamates, lennujaamades tehtud, et see on väga positiivse tagasimõjuga ja eks see põhiline olegi ju see usaldus. Ma usaldan selle vee kvaliteeti, see ei tule ilma teavituseta, see ei tule ilma teadlikkuseta, et kui palju tegelikult proove võetakse, kus me seda infot jagame, aga ma arvan, et seesama seismise probleem, et see on nüüd, jõuame hinna juurde otsapidi ja sinna keskkonnateema juurde, et loomulikult on hind oluline ja kui me teame, et vesi ei tohi kuskil torudes seista, aga laevas ei tohi seista, sa pead teda kulutama, ta peab ringlema, et teist otsapidi, kuidas me siis suudame tuua neid tehnoloogiaid, kus me vähem ikkagi vett tarbiksime. Meie laevastikus on ka osad laevad, mis suudavad mereveest toota magestatud vett ja vähemalt seda tehnoloogiliselt, siis ringlusesse lasta, samamoodi me magestame kõik võimalikku tarbevett ja püüame leida selliseid uusi lahendusi, mida võib-olla ei teatagi, ka kindlasti siin on palju sellist koostööd võimalik teha, et kuidas seda nii-öelda joogivee enda tarbimist siis vähendada teistel otstarvetel kui joomine otseselt. Teavitus ja innovatsioon, ma arvan, ja see on ju kõik jälle see, et siis saab ka hinda tõsta, kui hind on läbipaistev, saad aru, mida sa kinni maksad, milliseid tehnoloogiaid, milliseid varustuskindlust ja teist külge pidi, kui sul on endal piisavalt teadlikkust, kuidas tarbimist vähendada. No, Kristiina, ise vastutades selle kvaliteedi eest, et mis need võimalused on just seda sama kvaliteedi numbrit, ehk ta on väga kõrgelt, eks, et mis need võimalused on seda hoida, mida selle jaoks vee kvaliteedi juhi pilgu läbi tegema peab ja kuhu suunas siis ettevõtte liikuda veel võiks? Oi, see on väga suur töö, et siin tõesti aastate pikkused investeeringud, et me rekonstrueerime suures mahus enda torustikku, et kindlasti jälgime lekete arvu, et need lekked ei hakkaks, avariid ei hakkaks kuidagi mõjutama meie vee kvaliteeti. Siis torustiku hoolduse poole pealt, et need, mida me nüüd homme kohe ei vaheta, siis need vajavad väga strateegilist hooldusplaani, siis ma vaatan jälle Reigo otsa ja Watercom, et õhkvesipesu, jääpesu, et see hea kvaliteet, mis jaamast tuleb, säiliks ka torustikus. Väga kindel seireplaan, mis aitab meil neid probleeme ennetada ja täpselt see teadlikkuse tõstmine ja see usalduse tekitamine, et tegelikult kraanivee joojate arv Tallinnas on väga kõrge, 90%, et nad usaldavad, aga muidugi, et seda hoida, selleks on meeletult tööd vaja teha. Kus need kõige kriitilisemad kohad on Tallinna vee jaoks? Kus see tagasilöök võib kõige kergemini tulla? Kvaliteedis see tagasilöök, ma kujutan ette, et üks suur veeavarii võib tekitada päris palju pahandust, et kui me seda avariid ei jõua kiiresti likvideerida või selle likvideerimise käigus satub sinna torustikku, jah, me lisame kloori, mis aitab seda kvaliteeti siis nagu säilitada, aga ühel hetkel see kloor neeldub, et võib-olla ongi need kaugemad otsad ja tupikud just, et vett ei tarbita piisavalt, vesi ei liigu piisavalt, et sellised nüansid, et need on väljakutsed, et kus see torustiku tervis võib-olla ei ole enam ka nii hea. Ehk siis lõppkokkuvõttes, kui siin vahepeal oli väga aktiivne ma mäletan, või vähemalt räägiti palju võib-olla mingite näidete pindselt, kus nii-öelda ergutati siis organisatsioone või hoone omanikke kasutama näiteks vihmavett siis tualeti äravoolusüsteemidesse, siis sellel võib olla mingi oma nagu täiesti nagu miinuspool, et selle vee kvaliteedi säilimiseks on tegelikult vaja teatud hulka vee kulutamist, et see värske vesi ikkagi oleks olemas ja et sa ei satuks olukorda, kus vihmavesi teeb osa töö ära, aga selle eest kraanist vee kvaliteet langeb? Jah, või on siis mingisugusel teisel viisil või moel nagu tagatud see vee liikumine. Et vee säästmine on jälle oluline üldse, kui me räägime sellest energeetika poolest või rohepöördest, eks ju, et ikkagi selle võrra vähem energiat me kasutame, mida rohkem meil õnnestub taaskasutada seda vett.
Võib-olla korraks astuksin nagu sammukese kõrvale ja viimased hetked võib-olla natukene sellise pildi laiendamiseks, et lõpuks täna siin külas olevad vee-ettevõtjad erinevatest organisatsioonidest ja lihtsalt võimalus, kui on 3 valdkondlikku erinevatest maailmadest, erinevatest majadest tippjuhti teie ees, siis lihtsalt väikene vaade sellele, kuidas need viimased kriisid, mida julgelt ilmselt polükriisiks võib kokku võtta, kuidas nad on nagu muutnud teie käsitlust selle osas, kuidas hoida teenus kättesaadavana. Tallink otseselt ei ole elutähtis teenus, ei kuulu sellesse nimekirja, samas kui see laev ei käi, kui tekivad mingid tõrked ja probleemid, ma arvan, pihta saab väga suur hulk Eesti majandusest, kohe tunneb, eks ju. Et mis see filosoofia muutus on olnud, mida te olete näinud, mida te olete oma meeskondadega teinud, selleks, et selles turbulentsis teenust elusana hoida? Kes esimesena valmis, võib kohe anda käega märku, saab temast alustada. No. Robert. Ma võib-olla tuleks tagasi selle nii-öelda kriitilise infrastruktuuri trilemma juurde, et toimepidevus, taskukohase hinna ja keskkonna jalajäljega. Et meil on niisugune nagu kolmnurk, mis peaks üldiselt olema pikas perspektiivis tasakaalus. Nüüd selleks, mis on see kriis õpetanud, on see, et selleks, et astuda 2 sammu edasi, tuleb mõnikord astuda 0,5 sammu tagasi. Ehk siis ajutised lahendused, mida saab kasutada, millised lahendused on võimalikud ja seda siis selleks just, et hoida kriitiline infrastruktuur varundatuna, et kui meil on mingid tagasilöögid, et see on olnud kindlasti üks õppekoht. Kui sa korraks oled ka konkreetne, et äkki võimaldab ärisaladus kergitada, et mis see tagasiastumine siis näiteks oli? No näiteks väga selgelt, et selleks, et tagada energiavarustuskindlus, me oleme aprillikuust saadik põhimõtteliselt vaadanud, mis toimub maagaasiturul. Ei ole 100% kindlust, et gaasi igal hetkel on, kas süsteemis on molekule või ei ole. Me oleme varundanud, võtnud kasutusse põhimõtteliselt eelmise põlvkonna kütuse, põlevkiviõli, mis aitab meid sellest hooajast üle saada, aga väga oluline on selliste sammude juures nagu mõelda, et et see on nagu lühiajaline hooaeg, kuid enne meil oli ka graafik, mis tähendab pikaajalised eesmärgid, et need tuleb tuua varasemaks. Et väga selgelt, et me ei saa sõltuda mingisugust asjast, mida me üldse ei kontrolli kriitilise taristu pakkumisel, seega tuleb investeeringuid teha kiiremini ja tõesti otsustavalt. Et jõuda mitte siis 2030-ndaks, võib-olla kui hästi läheb, vaid hiljemalt 2030-ndaks, pigem 2-3 aastat varem ära teha nii-öelda kütusepööre, mis on suhteliselt kriitiline just eriti energiasektoris. Agnes. Jaa, et COVID-periood oli meile, ma ei tea, kas öelda nüüd huvitav või jutumärkides huvitav periood, aga me ei olnud kindlasti valmis nii pikaks kriisiks. Ma usun, et ükski ettevõte ei olnud. Meil on kriisiplaane väga erinevaid, seda vist olete kuulnud, et mitte ühelgi haiglal ei olnud pandeemia kriisiplaani enne COVIDit, aga siiski tuldi välja. Et me oleme kriisiplaane, meil on masskannatunute situatsiooniplaan, olgu see bussiõnnetus, lennuõnnetus, mingisugused suurinfektsioonid. Et loomulikult COVID-periood näitas meile seda, et meil võib see kriisiplaan olla, aga veel kord märksõnaks, nii nagu ma rääkisin, generaatorite osas on õppused. Et need annavad meile kõige parema pildi enda võimekusest ja kindlasti iga COVID-laine andis oma uue üllatuse. Et isegi kui on olemas kriisiplaan ja kui sul on nii pikk kriis, nagu oli COVID-kriis, siis iga laine oli teistsugune ja sa lihtsalt ei saa seda enda kriisiplaani jälgida. Kas või see, et milline oli staabi koosseis, igas laines see staabi koosseis muutus, sellepärast et esimeses laines meil oli nii-öelda löökrühma vaja, kus oli meil kiirabijuht, erakorralise meditsiinijuht, intensiivravijuht, aga kui me jõudsime viimasesse lainesse, siis oli rohkem see küsimus, et kuidas me suudame samal ajal tagada ravi nii COVID-patsientidele kui ka samal ajal ravi plaanilistele patsientidele, mis tähendas, et enne kõik oli staabi
koosseisus kliinikute juhid, et kuidas seda kõike nagu kokku panna. Nii et õppused, me viime neid jätkuvalt läbi meil... Jätkuvalt läbi viitab sellele, et me tegime ju enne ka. Mis te praegu olete muutnud nende õppuste tegemiste juures? Jaa, sinna ma tahtsingi jõuda, et õppused on nüüd tegelikult laiema ringkonnaga, et mitte ainult õppused haiglate vahel ja kiirabi vahel, vaid tuleb kaasata ka teisi koostööpartnereid. Et täiesti üllatuslikult Tallinkiga tegime COVID ajal koostööd, ühest küljest maskid, isikukaitsevahendid, teisest küljest jällegi see, et meil oli vaja ju hoida enda töötajad töövõimelistena ja kui neil kodus olid COVIDisse nakatunud lapsed, abikaasad, siis meie kasutasime Tallinki hotelli selle jaoks, et majutada enda arste-õdesid. Nii et see koostöövõrgustik ja just nimelt me oleme viimati teinud küberturbealaseid õppuseid, väga paljud, Kaitsevägi, erinevad riigiasutused ka erasektorist, et tegelikult me peame olema nagu koos partneritega nendeks kriisideks valmis ja rohkem suhtlema, rohkem rääkima. Ja tõepoolest, meie jaoks ka oli üllatus see, et mitte tegime koostööd Tallinkiga sellel COVID-perioodil, nii et neid üllatusi jagus ja ma ütlengi, et see, mis teil on paberil, see on kõik ilus ja kena, see peabki olema, aga õppuste käigus tulevad sellised huvitavad nüansid välja, mis ei lahenda loomulikult kõike eesootavaid probleeme, aga jah, õppekoht on see, et rohkem koostööpartneritega, kui ka vaadata laiemalt, kes veel võiksid sattuda koostööpartneriteks ja nendega koos õppida. Aitäh, Piret! Meil päris kaua saime olla nüüd seal kriisis, sellises pidevas kriisis ja eks me vist ka kõige rohkem õppisime seda, et kuidas ressursse ja riske nagu maandada ja vaatasime üle kõik oma partnerluslepingud nii palju, kui neid on, sest et kuna partnerlus ei olnud mitte ainult äripartnerlus, vaid ka avaliku sektori ja valitsustega, kuna ka riikide piirid ju liikusid kinni ja lahti nädala tihedusega ja reeglina laevanduses me töötame selle nimel, et laevad sõidavad mööda maailma meresid, peaasjalikult Läänemered, aga kui laevad hakkasid seisma, siis tekkisid väga paljusid kvaliteediprobleemid veega, laeva enda mehaanika probleemid, meil tänagi on ju üks laev Tallinna sadama kai ääres, kes majutab juba pikemaajaliselt põgenikke, 1800 põgenikku on tänagi seal peal. Need on täiesti uued väljakutsed nii tehnoloogiliselt kui protsessiliselt kui ka oma meeskondade motivatsioonis. Kui sa ikkagi meremehed pead hoidma maal aastaid, siis teate, ega see meremees õnnelik ei ole. Nii et väga palju huvitavaid aspekte, mis tulevad, pluss kõik tarneahelad. Minu vastutusalas on kogu kommertstegevus, see tähendab ka kõik toitlustuskontseptsioonid, hotelliteenused ja kõik võimalik kaubandus. Nii et juba ainuüksi kõik selle sõja tulemusena, pandeemia tulemusena tarneahelate ümbermääramised ja samas rohelisuse uued raporteerimisnõuded, et kuidas sa uute partneritega jõuad oma KPI-d ära täita. Ma arvan, et me kõik õppisime täiesti uut ökosüsteemi. Aga kokkuvõttes mina küll tahaks lõpetada positiivse noodiga, et kuna me täna oleme siin Tallinna vee juures, siis minu meelest Tallinna vee kvaliteet on ikkagi midagi, mille üle ka eestlased võivad olla. See on üks uhke ja hea nüanss elada Eestimaal, et meil on vee kvaliteet ju tegelikult ikkagi väga hea. Annaks jumal, et oleks tulevikus ka saadavust ja et meil oleks kõik võimalikult alternatiivsed stsenaariumid läbi mõeldud. Et kuidas selle varustuspidevusega on ja kuidas tuleviku hinnaga on selle kõrval, mis puudutab seda turbulentset maailma. Hinna läbirääkimised võiks ikkagi ära pidada veel. Aga meil on aega ka enne ekskursioonile minnemise käigus, saame ka seda teha. Piret küll proovis ära lõpetada meie vestlust, juba hakkasin kokku tõmbama, väga hästi elegantselt tehtud, aga üks väga konkreetne küsimus tulnud ka workshopi keskkonna kaudu ja just nimelt eelkõige Tallinkile ja Berghile, sest Priit siin natukene siis energiaettevõtte vaadet kirjeldas, aga see puudutab siis keskkonnateemat, et kas ja mida Tallink ja Berg keskkonnateemal teevad, oleme kuulnud, mida energiaettevõte teeb süsinikuneutraalsuse saavutamiseks, huvitav oleks teada teiste oluliste teenuspakkujate plaane selles suunas. Nii et lühiülevaade, et kuidas püüad seda teha? Esimene prioriteet selgelt CO2. Me oleme viimase 10 aastaga reisija kohta 44% oma süsiniku jalajälge vähendanud. Kus kohas see peamiselt siis tuleb? 44%?
peamiselt see tulebki laeva nii-öelda sõidumehaanika võimalikest testidest kuni sõidukruvide dünaamika ja kasutamiseni välja. Uskuge mind, see on juba väga peenmehaaniline. Ma panen korraks ühe, et ei saa jätta näitamata, et ma olen ka natukene sellega kursis, see oli väga huvitav vestlus ühe laevakapteniga teel Tallinnast siis Helsingisse. Rääkisime sellest, et kui kasulik või ebamugav Tallinki jaoks on jää, et mingis piirkonnas kusagil siis asi jäätub vahepeal, eks ju, rannikumeri, ja vastus oli umbes nii, et väga hea, kui paariks nädalaks jäätus. Kütuse number läheb küll ülesse, aga selle võrra ei ole vaja kulutada nii suuri summasid laeva põhja puhastamise peale, sest selle töö teeb see sama jääsüsteem ära laias laastus, mitte torus, vaid looduslik jää, mis puhastab laeva põhja ära. Jääpesu, eks. Laevastik kasutab seda ammu, aga jumala eest teisest nädalast enam üle mitte, sest et siis on laeva põhi juba puhas ja kütusekulu üleval. Nii et sellised detailid tegelikult loevad. Väga palju on selliseid detaile, millise kiirusega, millise nurga all, kuidas on laeva raskus, laadimised. Me töötame tegelikult Tehnikaülikooliga päris palju koos. Me oleme isegi metallist purje leiutanud oma suurtele laevadele ja üritanud ka tuulejõudu kasutada suurte laevade pool, mis tundub uskumatuna, aga isegi töötab. Kus see metallist purje on? See on selle uue laeva peal, mis liinile ei ole tulnud veel või? Küll tema ükskord jõuab. Selge, väga hea. Me oleme tehnoloogiliselt äärmiselt nõudlikud ja loomulikult see, et kui siin Robertki mainis, et vahest tuleb astuda tagasi üks samm, meie lootused on väga palju olnud LNG-l, sest et täna laevanduses, kuigi Euroopa ütleb, et laevandus 2030 on süsinikuneutraalne, siis realiteet on see, meil ei meeldi öelda loosungeid välja seal Tallinkis, et realiteet on see, et täna ei ole välja mõeldud kütust, mis long haul kruisinduses ja transportlaevanduses oleks võimalik täitma, asendama diislit ja LNG-d, ei ole veel vesinikutehnoloogia niimoodi arenenud ega energiasalvestustehnoloogiad. Sest siis laev olekski ainult üks patarei, aga me liigume praegu protsentidega, meie niimoodi aasta keskmine süsiniku jalajälgu vähendamise eesmärgistus on 2-3% aastas ja sellega me saame hakkama puhtalt läbi mehaanika, läbi tarbimis nii-öelda jälgimise analüütika. Ja teised teemad on jälle, pandeemia ajal astusime 2 sammu tagasi, uskuge mind ilmselt ka haiglast, kui sa nimetasid, et pudelid ja maskid ja me tootsime plastikut 2 korda rohkem, kui me tegelikult tahtsime seda toota, sest et kõik oli ühekordne, kindad, maskid, nõud, katted ja kuidas sellest nüüd praegu jälle lahti saada, kuidas tagasi tulla. Samamoodi meie toiduainete tööstus, palju me kasutame lokaalset toiduaineid, palju me kasutame eksporditud toiduaineid, et selline pidev jälgimine ja loomulikult ringmajandus, mida meie üritame väga teha, et kõik meie laevade dokkide järgsed madratsid, linad, kardinad, tekstiilid, mööblid liiguvad näiteks Lääne-Harju valda, sealsed hooldekodud, lastekodud saavad siis meie käest kõik võimalikud tekstiilid ja lastelaagrid, ja ka poekotte õmmeldakse tegelikult Tallinki kardinatest, kui te juhtute poes käima ja vaatama, et siis see on päris hea tugev materjal. Nii et sellised ringmajandus, süsinikuneutraalsus, aga loomulikult ka oma töötajate heaolu samamoodi nagu ilmselt kõigil teil. Aitäh, väga hea põhjalik ülevaade Agris. Ja ma ei oska nüüd kruvidest täpselt rääkida PERH-i võtmes, et mul nii head informatsiooni ei ole. Aga nii nagu Piret ütles, COVID-periood oli loomulikult meile selles mõttes äärmiselt negatiivne periood, see maht, mis tuli ühekordseid tarvikuid enne kõike just isikukaitsevahendid, aga me saame aru, et need olid üliolulised. Näidete varal edasi minnast on väljakutse. Me teame seda, et on toodud ka rahvusvaheliselt võrdlus, et isegi haiglad on suurem koormus looduskeskkonnale kui lennundus. Et kas või me toome näiteks, et kõik me tahame, et loomulikult ravijärjekorrad vähenevad ja regionaalhaiglal on kohe veebruaris avatamas uus korpus, circa 15 000 ruutmeetrit, uus onkoloogiakeskus koos patoloogiaga, aga see tähendab, et meie energiakulu kasvab ka 12%. Ja et jällegi, et kus kohas on see tasakaalupunkt, et sellesse uude korpusse tuleb meil 4 uut MRT-d ehk magnetresonantstomograafi, jällegi iga patsient tahaks saada selle uuringu, nii-öelda kõige lihtsam uuring, aga jällegi meeletu energiakulu.
aga kus on väljakutsed, me väga palju ootame ju loomulikult meie tootjatelt, kes meile seda tipptehnikat tarnivad, et nemad vaatavad sellele väga palju otsa ja me oleme kindlasti nõudlikud hankijad. Aga samas väljakutse, just sel nädalal sai uus hange kinnitatud kindad 8 aastaks, 24 kuud, kogu summa 3,8 miljonit. Nii tervishoiutöötajad tahavad kasutada kindaid, ma usun, et patsiendid tahavad, et neid kinnastega katsutakse. Aga jällegi, kui võtame 3,8 miljonit eurot 2 aasta peale, meeletu summa ja siin ka meile on abikätt pakkunud Tehnikaülikool selles suhtes, et mis edasi teha nende kinnastega, kuidas olla loodussäästlikum, aga samas me oleme ka püüdnud rahvusvaheliselt vaadata, et näiteks NHS, mis on siis haiglavõrk Suurbritannias, siis nemad on enda kinnaste kasutatavust enne COVID-perioodi vähendanud 25% ja see peab ka kindlasti olema meil eesmärgiks. Aga loomulikult, kui te mäletate varasemaid aegasid 15-20 aastat tagasi, mäletate, kui te arsti juures käisite, oli süstal nõel, see oli korduv kasutatav, pandi pärast sinna väiksesse kausikesse, steriliseeriti ära, läks järgmisele patsiendile. Võib-olla seda me enam ei taha, et meil on meeletult palju tegelikult ühekordseid meditsiinitarvikuid, aga jällegi küsimus, kuidas me seda edasi kasutame, mis me sellega edasi teeme, et ülemaailmselt on see suur väljakutse. Aga lähemale PERH-i juurde tulles jällegi täiesti võite suure üllatuse ja suured silmad teha, esimese päikesepaneelide pargi saab regionaalhaigla alles uuel aastal, aga ikkagi vähemasti algus on tehtud. Nii et neid nüansse on väga palju ja loomulikult praegu me ei kujuta ette, et meie kiirabid sõidaksid või reanimobiilid sõidaksid elektrisõidukitega. Me lihtsalt ei kujuta ette, sellepärast, et me arvame, et sinna tallu jõudmiseks on meil vaja ikkagi 4-veolist sõidukit ja diiselmasinat, aga kes teab, võib-olla ikkagi tuleviku suundumus on ka see, et kiirabid ongi need, mis sõidavad ka elektriga. Just üks päev kirjutas EMO-s pikad järjekorrad, seal läheb täis ka. Nii et ega ei ole midagi, eks ju. Vaatasin, Robert on nii kurb üksinda, et sulle küsimust ei tulnud. Robert, panemegi punkti, on sulle ka küsimus. Inimesed ikkagi väga tahavad teada, konkreetselt üks kirjutaja ja üks upvote, aga kas Utilitas maksab ka kanali eest? Vabandust. Kas Utilitas maksab ka kanali eest? Ma ei tea täpselt, mis kanalit peetakse. Kanalisatsiooni eest. Ja ikka, jah. Ma mõtlesin, et kas Utilitas maksab sadevee kanalite ehitamise eest, et veel mitte, aga et ei tea. Maksab, selge. Sellega on siis klaar. Aitäh nende vastuste eest. Ja siia see lõpupunkt pandud sai. Teie ees head osalejad olid siis Robert Kitt, Utilitase kaugkütte juht, siis Agris Peedu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees, Piret Mürk-Dubois, Tallink Grupi juhatuse esimees ja Kristiina Soovik, Tallinna Vee kvaliteedi juht. Külalistele kingituseks ette nähtud Tallinna Vee eripudelid. Palun! Jaa. Olge head, võtke need kaasa.